Tere kõigile! Täna lahendame kahe tundmatuga lineaarvõrrandi süsteemi graafilise võttega. Graafilise võttega lahendamiseks tuleb meil võrrandisüsteemi mõlematele võrranditele vastavad siis lineaarfunktsioonid joonestada koordinaat teljastikule ja leida nende lõikepunkt ning selles lõikepunktis oleva siis x ja y koordinaadid ongi meil vastava lineaarvõrrandisüsteemi lahendiks. Lahendame ka kolmanda ülesande. See on nendest kolmest kõige keerukam, sellepärast et y avaldamiseks tuleb meil mõlemas võrrandis siis ka jagamistehed teha. Ja tuleb välja, et need teisendatud võrrandisüsteem näeb hoopis keerukam välja, kui oli varasemas kahes ülesandes. Nii, aga alustame avaldamist sellest, et y-ga liige jääb vasakule ja kõik muu viime paremale. Esimeses võrrandis jääb vasakule 5y, paremale viime 3x, mis muutub -3x ja seal juba on -3. Teises võrrandis jääb vasakule -2y, paremale viime x-i, mis muutub -x ja seal juba on -1. Nüüd tuleb meil esimeses võrrandis siis y avaldamiseks kogu võrrand läbi jagada 5-ga ja teises võrrandis kogu võrrand läbi jagada -2-ga. Kui me nüüd korraks läbi mõtleme, siis 3 5-ga jagades me täisarvu ei saa. Siia jääb 3/5 ja siia samuti 3/5. Nüüd 3/5-ga arvutamine peast ei ole just kõige kergem, nii et selle esimese võrrandi puhul me ei jagagi läbi iga liiget eraldi, vaid moodustame siia vasakule hoopis ühe murrujoone peal siis jagamise, mis näeb välja selline, et vasaku poole jagasime 5-ga läbi, saime y ja paremal poolel me ei jaga mitte iga liiget eraldi 5-ga, vaid kogu selle paremal oleva avaldise jagame 5-ga. Sellisel juhul on meil peast arvutades hiljem punktitabelit palju lihtsam täita. Nii, aga teises võrrandis, kui iga liige jagada läbi -2-ga, siis tekivad meile paremale poole kordajad 1/2. Ka tegelikult teises võrrandis me oleksime võinud teha ühe murrujoonega avaldise, kus murrujoone peal on -x -1 ja all -2, kuid kui iga liige eraldi läbi jagada, saame siia 1/2 ja siia ka 1/2. Ja ma arvan, et 1/2-ga arvutamine peast on sulle täiesti jõukohane. Nii, nüüd me oleme siis selle esialgse võrrandisüsteemi teisendanud sellisele kujule, kus mõlemas võrrandis on avaldatud y. Kuna nüüd on nad lineaarfunktsiooni valemiga samal kujul, saame siis graafikule joonestada nende järgi 2 sirget. Sirgete joonestamiseks tuleb meil kõigepealt leida siis sellele sirgel olevad punktid. Neid on sirge joonestamiseks vaja siis 2 tükki. Valime nüüd siis tabelitesse x-i väärtuseid. X-i väärtuseid tuleks meil nii valida, et y-i väärtused arvutades tuleks ka täisarvud, sest siis on meil käsitsi joonist kõige lihtsam teha. Esimese tabeli täitmiseks tuleb nüüd natuke ette mõelda, mitte kohe kirjutama asuda. Meil tuleb siia murrujoonele saada siis avaldis, mille väärtus x-i korral oleks 5-ga jaguv arv. 5-ga jaguvad meil hästi 5 ise, 10, 15 ja nüüd me peame mõtlema, et kuidas me siia saaksime avaldise, mis jagub hästi 5-ga. Mina siis leidsin sellised arvud nagu -6, kui ma asendan siia -6, siis saan, et -3 korda -6 on 18 ja 18 -3 on 15 ja 15 jagatud 5-ga on 3. Teiseks valisin 4, sest -3 korda 4 on -12, -12 -3 on -15, jagatud 5-ga on -3. Nüüd, kui sulle tundub selle tabeli x-ide valimine keeruline, siis see ongi veidikene keeruline, kuna meie see y-i avaldis on juba ise üsna keerukas, sisaldades siis murdarve. Aga kui sa nüüd siit läbi hakkad proovima, et kui sa oleksid valinud siit 0 näiteks, -3 korda 0 on 0, 0 -3 on -3, jagatud 5-ga -3/5.
Ma võin ju siia kirjutada 0 ja -3/5, kuid seda graafikule kanda on üpris keeruline. Ja niimoodi proovimise teel võibki neid arve siis läbi katsetada siin, et milliste x-i väärtuste korral oleks ka y-i väärtused täisarvulised. Nii, aga läheme teise võrrandi juurde. Siin siis asendame ka oma valitud x-id valemisse, et y-id välja arvutada. Mina valisin siin x-ideks 1 ja 3, jälle paaritud arvud, sest et 0,5-ga korrutades tulevad meil siis y-i väärtusteks täisarvud. 1 kahendik korda 1 on 1 kahendik, 1 kahendik pluss 1 kahendik on 1. 1 kahendik korda 3 on 1 kahendik pluss 1 kahendik on 2. Nii, nüüd joonestame siis koordinaatteljestiku, millele kõik meie arvutatud punktid ära mahuvad ja märgime punktid siia, et sirgeid joonestada. -6 ja 3, x-teljelt -6, y-teljelt 3 ja teine punkt esimesel sirgel on 4 ja -3, x-telje pealt 4, y-telje pealt -3. Nii, saame ära joonestada siis esimese sirge ja paneme talle juurde ka kirja valemi. Hakkame teist sirget joonestama. Punktideks on 1 ja 1 ja 3 ja 2. Joonestame nüüd ka siis teise sirge ja lisame talle juurde valemi. Nii, ja nüüd ongi meil jäänud teha ainult siis vastuse vaatamine jooniselt. Märgime ära lõikepunkti. Kirjutame välja selle koordinaadid x-telje järgi -1, y-telje järgi 0. Kirjutame välja vastuse. Lineaarvõrrandisüsteemi lahend on x on -1 ja y on 0.